Tere hommikust. Kalimera tõmbasin just luku kaelani kinni. Tere hommikust siit Larnaka kesklinna rannast. Vesi on tõusnud päris kõrgele. Päris huvitav, polegi sellist veetaset ennem siin näinud. Üli palju emotsioone. Pean neid teiega jagama ja võib-olla küsin ka teie käest, et mis on teie kogemus sarnaste emotsioonidega. Nimelt 4 kuud sai meil siin täis, jõululaua istusime rahulikult kolmekesi perega siin Larnakas kodus ja aastavahetuseks läksime Eestisse ja ütleme niimoodi, et see Eesti käik, saime kõike. Valge lumi tuli maha ja saime lumetormi, laps sai kelgutada, saime A-grippi, ühesõnaga full package, kõike, mida Eesti talvest võib oodata. Ja tulime siis tagasi üleeile Larnakasse, lendasime tagasi ja ütleme, et kui lend Eestisse oli selline, ma ei oskagi öelda, mis emotsioonid, selline lihtne ja kerge, teadsime, kuhu lähme, teadsime, mis juhtuma hakkab, igaks õhtuks oli planeeritud kellegi tuttavatega kokku saada, siis tagasilend oli suhteliselt selline emotsionaalne, võiks öelda. Ehk siis üli palju emotsioone ja just arutasin elukaaslasega tulles, et oli kurbust, oli rõõmu. Tuled nagu tuttavast paigast ära, siis tuled justkui nagu uude koju ja see uus kodu veel ei ole ju päriselt kodu, et see on nii värske kõik. Ja küsisin ka Eestis tuttavate käest, kõik, kes on ära kolinud ja ära läinud, et kui kaua läheb aega sellega, et see peas toimuks selline switch ära, ja sa hakkaks seda uut kohta siis nimetama koduks. Sain erinevad vastused. Üks hea sõber ütles, et tal USAs kulus 2 aastat selleks, et see nihe toimuks ja ta hakkaks USAs käima siis Eestis külas ja USA oleks siis kodu. Teine sõber, kes Taanis on, temal läks üle aasta natukene. Londonis sõber ütles, et veel kiiremini aasta. Kui sul on selline kogemus, siis ole hea jagamuga seda, et ma olen selle eest üli tänulik. Järgmised teemad. Täna oleme siin keset jaanuarit. Jaanuar ja veebruar on siis Küprosel talvekuud. Temperatuuri kohta, kes tahab teada, siis just viisin Breili lasteaeda ja kell 8 hommikul oli 9 kraadi. Päeva peale läheb see 15 kraadiks, aga see 15 päikesega on ikkagi selline jahe, sellepärast, et õhuniiskus on kõrgel. Ja kui õhuniiskus on kõrgel, siis paratamatult see tuntav jahedus, hoolimata sellest, et päike sirab, ta on ikkagi selline, poeb kontidesse selline külmus. Nii et jaanuar-veebruar on siin sellised maksimaalsed talvekuud, küll aga palju on küsitud seda, et suvehooaeg hakkab ja reisihooaeg hakkab, et märtsist hakkavad juba inimesed tulema, meil endal hakkavad külalised tulema, et ole hea, anna teada, mida sa teada tahaks. Ettevõtluse poole pealt ma nagu nii kajastan, et see rägastik sai tehtud ja ettevõte on loodud ja vaikselt elu käib, aga mida sa veel teada tahaks, mis sind huvitaks, et ma hea meelega kajastan seda ja ma varsti astun ka sisse mõnesse vaatamisväärsusesse, ehk siis valmistada kõiki neid, kes tulevad ette selleks, mida siin Larnakas huvitavat näha on, sest et mida aeg edasi, seda rohkem hakkab meile see Larnaka linn meeldima ja võib-olla kinnitab seda valikut, et see valik oli selline võib-olla panime mõttes paika ja tulime siia, aga tegelikult tundub, et kõikidest aspektidest vaadata on Larnaka tõesti on Küprose üks peidetud pärl ja nii ärivaatest kui kinnisvaravaatest kui kõikidest muudest nurkadest. Nii et ole hea, anna teada, millal kadus sulle või millal muutus sul kodutunne uue koha peale, kuhu sa siis kolisid ja anna teada ka seda, mida sa näha tahad. Kuule, aga kõike paremat teile, püsige terved seal külmas Eestis ja näeme varsti. Tšau!